tere, mina olen Hans Veikel ja mina olen siis Podcast X saatejuht ja mina käin Märjamaa gümnaasiumis. Tere, mina olen Jan-Erik ja mina käin Märjamaa gümnaasiumi koolis. Mina olen podcast teine saatejuht ja väga endast midagi muud rääkida ei olegi. Et oleme siis vennad. Mõte tuli juba väga ammu, et hakata tegema podcasti. Ning täna mõtlesime see nädal väga kaua, et kus teha. Tahtsime esialgu teha Märjamaa gümnaasiumi koolis, aga see läks untsu, et seal on juba keegi teine. Ning siis rääkisime Triin Põriga ja tema andis meile toa, et saaksime siin teha oma podcasti. Ning see on palju suurem ruum, nii et see on palju parem, et siin on natuke heli isegi parem kui seal. Nii et väga palju küsimusi on meile esitatud. Me panime kindlasti need arvutisse ja me hakkame nendele vastama. Nii et esimene küsimus. Kas salvestame stuudios? Jah, pigem eelistame stuudios, et või mis sa arvad? Muidugi stuudios, jah. Jah, et kui on kuskil kaugemalt inimene, saame ka kõne teha ja ka seda filmida või midagi. Et kes on saatejuhid ja kes kaameramees? Mina olen siis üks saatejuht. Mina olen teine saatejuht ja see kaameramees on siis meil üks Kristoffer. Jah, et väga tore kaamera, et loodan, et te näete meil ikka veel. Nii et väga hea. Kes meid aitavad? Kindlasti võin öelda ära, et Märjamaa gümnaasium aitas meid väga palju. Et läksime oma murega sinna ja saimegi väga hea lahenduse sellest poolest. Ja siis läks see untsu, siis tulime Märjamaa valla noortekeskusesse. Ja siit saime endale toa. Ja siin on väga hea teha meil. Nii et me oleme siin samas stuudios. Ning kui sina tahad tulla meile külla, siis palun kirjuta mulle Instagrami. Asume Märjamaa valla noortekeskuses. Kas meeldib teha podcasti? Loomulikult meeldib, kuna me muidu ei teeks seda. Nii et mis sa arvad sellest? Muidugi meeldib. Muidugi ei teeks. No muidugi, Kui ei oleks saanud podcasti teha, siis kas oleks nõus ka midagi muud tegema? Ja oleks kindlasti saanud midagi muud. Aga näiteks, mis oleksid nõus selle midagi muud tegema? Näiteks oleks hakanud TikTokis videosid tegema. Ka väga grammatiline. Mina sellist teed ei oleks läinud, ma oleks ikkagi püütud seda podcasti ikkagi teha, kuna väga palju mõelnud selle peale ja nüüd lõpuks jõudsime ka siia. Nii et kus sai podcasti liikmeks? See ei ole väga keeruline, vaid idee tuli üldse sellest, et käisime tööl Elo Seliranna juures, nii et tervitused ka temale. Ja siis ta küsis, et kuulge poisid, kas te ei teeks mingi hobi või midagi või me ütlesime ei hetkel ei. Ja siis ta ütles, et väga paljud teevad juba 15 aastat teevad podcasti. Ja meil oli väga palju mõtlemist sellega, et kas hakata tegema või mitte. Ning väga palju mõtlesime ja lõpuks jõudsime selgusele, et hakkame seda tegema. Et vennaga siis teen kogu aeg samas stuudios. Ning kuidas sina said selle podcasti liikmeks? Sama lugu, käisime koos tööl ja siis Elo küsis, et kas te ei tahaks millegagi tegelema hakata. Siis mõtlesime, et hakkame mingit intervjuusid tegema ja siis mõtlesime, et hakkame tegema ja siin me oleme nüüd. Muidugi. Millistel teemadel räägime? See on väga asjalik küsimus, sellepärast et oleneb inimesest muidugi. Me alati, kui kutsume kellegi külla, me küsime ka alati, mis on sinu hobideks või milleks sa vähemalt tegeled. Kuna me niisama ei hakka neid küsimusi esitama, näiteks mis teed või kuidas läheb, nii edasi, see ei ole mingi intervjuu, et püüame rohkem contenti siia saada. Nii, aga tegelikult, mis teemadel sina tahaksid rääkida? Nagu inimesega? Näitlemisest, spordist ja kindlasti hobidest. Ja kindlasti, ma olen täitsa nõustun sulle tegelikult. Kust tuli idee hakata tegema podcasti? Tegelikult selle me ütlesime juba ära, et käisime tööl ja väga lihtne see oligi. Ja kes on sponsorid? Hetkel meil ei ole ühti sponsorit, nii et otsime hetkel, aga väga raske neid tegelikult otsida üldsegist. Et küsimused said siiani otsa, aga me räägime ka täpsemalt, mida me hakkame tegema juurde. Kindlasti hakkame tegema intervjuusid, neid tuleb, ma arvan, ligikaudu
saada 20 tükki. Nii et kui sa tahad siia saatesse jõuda, siis palun kirjuta mulle Instagrami ja sa oledki siin saates käinud vähemalt. Ja teised saated tulevad siis siuksed, et vaatame näiteks ma ei teagi näiteks mida, et vaatame kas või midagi ja anname oma hinnangu sellele, et kindlasti väga mõistlik, et väga paljud teevad niimoodi, aga me ei tee teiste järgi, vaid me ise ka tahame seda teha. Või mis sa arvad sellest? Ise mõtlesime välja, et hakkame midagi tegema ja päris lahe. Päris lahe tegelikult jah, mulle täitsa meeldib, et oma stuudio ja täitsa mõnus. Aga koolis käime siis Märjamaal, kuna see on kõige lähim kool meil ja meil on väga vedanud, et me just selle Märjamaa valla noortekeskusesse saime omal toa, nii et aitäh Triin Põri. Ja mis ma veel oskan öelda, et väga midagi ei oskagi enam endast öelda. Et ideed on, kui teil on veel küsimusi, siis palun kirjutage mulle Instagrami. Instagram on podcast tiks, nii et andke ka sinna märku ja paneme sellega kas või teeme ka siukseid videoid, et küsite küsimuse ja teeme sellest video, et paneme selle sinna taustale ja siis vastame ka sellele, et see oleks ka väga mõistlik. Või mis sa arvad sellest? Kas on mõtet või ei ole? Muidugi on mõtet. No ma arvan samamoodi, et loodame nii, et teeme siis iga nädal kas või ühe video või siis jõuab ka nädalaks 2 videot ja kes teab. Proovime teha igal juhul, et proovime kõige paremat ikkagist. Et aga räägime korra nendest külaliseks, kes sul võiksid tulla. Keda sina tahaksid, et võiks tulla? Mina tahaks siis Andrei Sevakinit. Väga õige inimene. Tervitame Andrei Sevakinit siin kindlasti siit poolt. Ja mina tahaks just üksid inimesi nagu muusikuid. Et näiteks, ei oskagi öelda kohe. Nublu ja siuksed vennad ma ei saa kunagi siia. Et ma ei oskagi öelda, et ma arvan, et esimene on meil siiski Märt Koik, nii et tervitused ka temale. Et näitamisest räägime temaga ja mõnedel sporditeemadel. Ma loodan, et ta on pisut valmistunud selleks. Aga kuidas sul ise ennast tunne on, siis tahad ka kedagi kutsuda või kutsume, teeme midagi? Praegu ei oska isegi öelda. Et okei, et see on esialgne meil, et me täpsemalt ei tea, mida me hakkame siin üldse tegema. Et see vajab väga palju mõtlemist. Et kindlasti hoiame kursis ka teid. Nii et ära ei unusta teid. Ma ei oskagi enam midagi öelda, et jah, selle võtaks ühe küsimuse veel korra esile, et kas salvestama stuudios. See on väga siuke asjalik hea küsimus tegelikult, et jah, see eelistame jah pigem stuudios, kuna ei tea, kuidas võib see kõik kvaliteet olla, kuidas kõnes võib olla, aga loodan, et ma ei tea, et ma ei usu, et see väga hea on selles suhtes, et pigem oleks halb siuke kvaliteet ja heli, et pigem nojah, sooviks ikkagist seda stuudios otsa. Ikka stuudios. Jah, et muud siin ei ole. Aga kindlasti tahame tervitada siit poolt inimesi Kristoffer Robi Keldremaa, Kuldar Kaugemaad, Mari-Liis Loodust ja Marelle Millerit. Ja ka teid, kes seda videot vaatavad, siis kindlasti pane like, subscribe ja kindlasti hakka ka Instagramis jälgima. Nii et hoidke kursis.